Nii, tere tulemast siis infotundi, kus tutvustame Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži erinevaid õppekavasid nii rakenduskõrghariduse kui magistriõppe tasemel. Ja mina olen Mare Roosileht, olen Virumaa kolledži direktor ja antud juhul siin tutvustan sellist magistriõppekava nagu rohelised energiatehnoloogiad, mille programmijuht ma siis olen. Ja rohelised energiatehnoloogiad on magistriõppekava, millel on 2 peaeriala. Üks peaeriala õpetatakse Virumaa kolledžis Kohtla-Järvel ja teine peaeriala õpetatakse siis Tallinna Tehnikaülikoolis Materjali- ja Keskkonnatehnoloogia Instituudis. Siin on küll natuke erinevad spetsialiseerumise ained, aga peamine erinevus on siis sellest, et Tallinnas õpetatakse päevaõppes ja Virumaa kolledžis õpetatakse sessioonõppes. Aga sellest räägime natuke edaspidi. Me teame, et Euroopa on liikumas kliimaneutraalsuse poole. Eesmärgiks on saavutada see aastaks 2050. Selleks aga tuleb taastuvenergiat ja tehnoloogiaid kiiresti arendada ja õppida ka rakendama. Ja see tähendab, et on tohutult suur nõudlus vastava valdkonna spetsialistide järgi. Vajadus on just nimelt taastuvenergeetika ekspertide järgi. On vajadus nii ümberõppe jaoks nendel ekspertidel, kes juba töötavad energeetika valdkonnas, kuid maailm, majandus, energeetika valdkond vajab ka tegelikult täiesti uusi inimesi, kes selle valdkonna nii-öelda üle võtaksid, sest et vastava valdkonna inseneridest on väga suur puudus. Miks siis sellist õppekava vaja on? Sellepärast, et taastuvenergia ja energiasiirdega ei ole seotud mitte ainult haridusvaldkond, vaid suure osa sellest valdkonnast või sellest sektorist moodustavad siis 3 peamist võtmesektorit: transport, tööstus ja ehitus, mis tegelikult, kui vaadata kokku igaüks neist mahult, võtab siis kuskil 1/3 kogu energia tarbimisest, mis siis peaaegu teebki kokku peamiselt kogu energia tarbimise ja samal ajal ka moodustab ka suurema osa süsinikuheitmest. Kui me räägime transpordisektorist, siis me kõik teame ja näeme ka tegelikult tänavatel, et üha enam toimub siis üleminek elektri alternatiivkütustele ja elektrisõidukite, vesinikutehnoloogiate ning taastuvkütuste kasutuselevõtt tegelikult näitab suurt vajadust just nimelt uute teadmiste ja uute oskuste järgi, nii transpordisüsteemis endas, energialahenduste kui ka tegelikult hästi oluline on taristu arendamise valdkond. Ja on vaja spetsialiste, kes mõistaksid, kuidas kogu see energiasüsteem toimib, alates siis energia tootmisest kuni lõppkasutajateni välja. Tööstussektoris võib öelda, on väljakutse veelgi keerulisem, sest tööstus vajab väga suuri energiamahtusid ja peab samal ajal vähendama fossiilkütuste kasutamist ja suurendama energiatõhusust. Jällegi, see tähendab seda, et on vajadus vastava valdkonna spetsialistide järele ja teadmiste järele, mis siis võimaldavad või õpetavad taastuvenergiat integreerida tootmisesse, energiasalvestusest, vajab teadmisi energiasalvestusest, valdkonna digitaliseerimisest ja tegelikult ka paindlikest energiasüsteemidest. Ja kui vaadata ehitussektorit, siis näeme, et tegelikult hooned moodustavad Eestis üle poole kogu energia tarbimisest. Ja seetõttu on selliste energiatõhusate hoonete, nutikate energialahenduste, samuti on väga populaarne lokaalsed taastuvenergiasüsteemide arendamine ja sellel kõigel on väga suur mõju kasvuhoonegaaside vähendamisele. Nii et siit slaidilt on võimalik näha ka, et väga oluline on vesinikutehnoloogiate
järjest enam rakendamine. Eesti kogu maailma mastaabis ei ole vesiniku energeetika valdkonnas liidripositsioonil praegu, küll aga me areneme väga kiiresti ja usun, et jõuame liidririikidele kindlasti järele. Ja seetõttu ongi see õppeprogramm või magistri õppekava arendatud välja lähtudes siis nii Eesti kui ka kogu Euroopa eesmärkidest ja töövajadusest selles valdkonnas. Ja võib öelda, et Eestis arendatakse juba täna väga palju taastuvenergia võtmetehnoloogiaid, kuid vajadus kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistide järele on väga-väga suur. Seetõttu võin öelda, et see õppekava on väga populaarne. Nii Tallinna peaeriala sisseastujate hulk on märkimisväärne ja samamoodi on väga palju soovijaid just nimelt Virumaa kolledži peaerialale, kuna meil toimub siis sessioon õppes, kuid mitte ainult. Nüüd räägingi natuke täpsemalt siis meie Virumaa kolledži peaerialast rohelised energiasüsteemid ja mikrovõrgud. Nagu ma juba paar korda olen maininud, tegemist on siis sessioonõppe õppekavaga, mis on mõeldud töötavale inimesele ja mis aitab siis, võimaldab õppida töö kõrvalt. Mis see sessioonõppe tähendab, räägin kohe ka lähemalt. Tegemist on siis õppekava suhteliselt ainulaadse õppekavaga ja lisaks nii-öelda uute spetsialistide ettevalmistamisele on see hästi oluline just ümberõppe kontekstis just nendele spetsialistidele, kes siis soovivad ümber õppida nii-öelda põlevkivi energeetikast taastuvenergia spetsialistiks. Ja see peaeriala rohelised energiasüsteemid ja mikrovõrgud keskendubki siis taastuvenergial põhinevate säästvate energiasüsteemide loomisele ja tööstuse vajadustele. Tegelikult väga suur vajadus selliste spetsialistide järgi on eelkõige Ida-Virumaal, aga tegelikult laiemalt siis ka kogu Eestis ja kogu maailmas. Ja selle õppekava eesmärk on toetada tööstust, aga ka avalikku sektorit ja teadusvaldkonda ja just sel moel, et tagada siis vastava valdkonna spetsialistid ja tagada järelkasv. Nii nagu ikka iga magistriõppe on tegemist siis 2-aastase õppekavaga, toimub see sessioon õppes. See toimub peamiselt laupäeviti ja pühapäeviti ja vahel ka reedeti. Ja reedel me alustame kell 4. See tähendab seda, et töötavad inimesed saavad siis vähemalt ennelõunase aja olla tööl, ka need, kes tulevad kaugemalt, kas Tallinnast või Saaremaalt või mõnest muust piirkonnast. Nii et reedele me paneme tõesti need õppeained, kus kas lektoril ei ole võimalik nädalavahetusel loenguid pidada või on ka mõned muud põhjused, et ei mahu laupäevale, pühapäevale loengud ära. Aga jah, laupäeva-pühapäeva puhul peab siis arvestama, et need on täispikad tööpäevad. See tähendab, alustame kell 9 ja sageli lõpevad siis loengud kas kell 6 või kell 7. Aga 2 korda kuus. Nii et üle nädalavahetuse tuleb siis käia õppetööl. Õppetöö toimub füüsiliselt kohapeal Kohtla-Järvel. See on hästi oluline sellepärast, et üliõpilastel tekiks meeskonnatunne, et üliõpilased omavahel saaksid, kuidas öeldakse, sõpradeks, et nad toetaksid üksteist õpingute jooksul. Ja veel olulisem või sama oluline on kohtuda näost näkku õppejõududega, et tekiks lähem kontakt, sest neid kontakttunde on üldiselt vähemalt poole vähem, kui see on ette nähtud päevaõppes. Seda enam on vaja väga tihedalt kohtuda ja suhelda oma selle eriala või selle õppeaine õppejõuga. Nii et ja kuna paljudes ainetes tehakse ka meeskonnatööd, siis seda on võimalik teha ainult kohapeal viibides. Nii et sellega palun kindlasti arvestada, et kes asub sellele õppekavale õppima, siis 2 korda kuus tuleb käia kohapeal. Meil on väga korralik ja väga mugav ühiselamu, asub kohe õppehoone kõrval. Seal on siis korralikud toad, on köök, kus saab ise süüa teha.
Meil on olemas ka söökla kolledžis, kus saab siis lõunat süüa ja ümberringi on olemas ka erinevaid toitlustusasutusi, et süüa siis õhtust või siis ka hommikust. Õppetöö toimub meil eranditult eesti keeles, välja arvatud siis vähemalt üks aine, mis toimub inglise keeles. Võib-olla neid aineid lisandub, hetkel on ainult üks õppeaine, mis toimub inglise keeles ja see toimub siis teisel semestril. Sisseastumistingimused on siis kas kõrgharidus loodus- või tehnikateadustes, mis on soovitav, või siis kõrgharidus mingis teises valdkonnas, aga erialane tööstaaž vähemalt 3 aastast. Ehk see tähendab, et te peaksite olema selles valdkonnas ehk energeetika valdkonnas vähemalt 3 aastat töötanud. Kui tekib kõhklus või kahtlus, kas teie sobite, alati võib mulle kirjutada, alati võib esitada kandideerimissoovi läbi SAIS-i ja tegijäga võetakse ühendust, kui tundub, et ei pruugi see teie haridus vastata sisseastumistingimustele. Et seda te kartma ei pea, et esitate dokumendid ja te saate igal juhul teada, kas teil on võimalus kohe vestlusele kirja panna või teiega võetakse ühendust ja programmijuhi nõusolekul saab teid ikkagi lubada vestlustele. Meil on ees 3 vestluspäeva. Esimene vestlus toimub juba sel nädalal pühapäeval, 17. mail ja järgmised vestlused toimuvad juba juulikuus, 10. juulil või 11. juulil. Kui te olete valmis kohe esitama, juba praegu saab siis läbi infosüsteemi SAIS esitada siis sisseastumisavalduse. Seal nõutud on ka CV, lisate kenasti selle CV ka ja ma soovitan kohe panna ennast kirja esimesele lähemale vestlusele. Siis on rohkem nii-öelda valikut. 10. juulil, 11. juulil tavaliselt on kohad hästi kiiresti saavad täis ja siis on juba võib-olla see kellaaja valik on väiksem. Nii et ja ka mitmes mõttes, muus mõttes, näiteks kui te 17. mail tulete vestlusele, me arutleme teiega, missugune on teie motivatsioon, missugused plaanid on, miks valisite selle eriala. Vaadake palun meie kodulehelt, näete, siin on ka selle kodulehe link olemas, Virumaa kolledž vastuvõtt. Vaadake, seal on ka sellised orienteeruvad küsimused üleval, mida me teie käest küsime. Ja kui te olete vestluse läbinud ja saanud 10 punktist vähemalt 5 punkti ehk 5–10 punkti, siis olete te vastu võetud. Ja see tähendab seda, et ülejäänud nii-öelda te ei pea rohkem selle peale mõtlema enne kui juulikuus, kui teile tuleb teavitus, et te olete vastu võetud ja te peate oma õppima tulemise kinnitama. See on hästi oluline, et te kindlasti oma õppima tulemise kinnitaksite. Nii, ma vahepeal teen korraks väikse pausi, küsin, kas kellelgi on küsimusi. Nii, aga lähme edasi. Kui nüüd rääkida konkreetselt sellest peaerialast, rohelised energiasüsteemid ja mikrovõrgud, siis selle peaeriala eesmärk ongi anda siis ülevaade ja põhjalikud teadmised kaasaegsetest energiasüsteemidest, nende juhtimisest ja tegelikult erinevatest innovaatilistest roheenergeetika lahendustest. Me keskendume uudsetele energiasalvestustehnoloogiatele. Kindlasti on omal kohal tehisintellekti ja digitaliseerimise rakendamine energiasüsteemides. Uurime tulevikumaterjale energia muundumiseks ja salvestamiseks. Oluline koht on ka energiasektori ökonoomikal, planeerimisel, arengustsenaariumide kujundamisel, et toetada erinevaid jätkusuutlikke lahendusi. Siin on välja toodud üks selline nii-öelda kaart, kus on siis välja toodud kõik need sellised suunad või valdkonnad, millest sellel õppekaval on võimalik siis teadmisi omandada. Tegemist on laiapõhjalise magistrikavaga, kus saab juurde ka praktilisi oskusi. Meil on ka laboritööd, osad laboritööd toimuvad Tallinnast, Tallinna Tehnikaülikoolis, tõsi küll ainult üks sõit sinna. Saame ka oma laborites mõningaid laboritöid läbi viia.
Ja nii nagu te näete, siis see õppekava hõlmab nii keskkonnasäästlikkuse ja ringmajanduse põhimõtteid, keskendume siis CO2 vähendamisele, ressursitõhususele ja keskkonnamõju analüüsile. Siis on võimalik saada põhjalikke teadmisi taastuvenergia tehnoloogiatest, päikeseenergeetikast, tuuleenergeetikast. Need on küll rohkem Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna peaeriala õppeained, aga ma kohe järgmiste slaidide jooksul räägin, kuidas ka neid teil on võimalik omandada. Vesinikutehnoloogiatest räägime ka siin Virumaal. Meil on täiesti uus õppeaine, vesinikutehnoloogiate alused. Samuti räägime siis erinevate materjalide tehnoloogiast ja tootmissüsteemide arendamisest. Nüüd roheenergeetika rakenduste valdkonnas me räägime siis tööstuse elektrifitseerimisest, energiapoliitikast ja transpordist. Kesksel kohal on meil oluline ka digilahendused ja innovatsioon. Meil on päris mitmed õppeained seotud digilahendustega. Just selle õppekava või selle peaeriala fookus on ka energia salvestamisel ja võrkudel, kus siis keskendume erinevate akutehnoloogiatele, salvestuslahendustele ja mikrovõrkudele. Meil on Virumaa kolledžis arendamisel ka üks teaduslabor, kuhu, kui teil vähegi huvi selle vastu on, me võtaksime teid juba magistriõppest. Tegelikult kutsuksime sinna praktilisi töid tegema, et teie lõputöö või ka projektitöö võib olla väga kohe algusest peale olla seotud meie praegu arendatava energeetika eluslaboriga ja tulevikus, kui teil on vähegi motivatsiooni ja ambitsiooni, siis on võimalik seal teha ka doktoritööd. Ja jõuamegi sellise olulise momendini, kuna tegemist on magistriõppekavaga, siis siin on tähtis koht ka teadustööl. Me valmistamegi ette teid nii-öelda tulevikus, kas siis edasi liikuma doktoriõppesse või juhtima erinevaid uurimisprojekte ja arendusprojekte. Ja õpetame siis, on selline aine nagu teadustöö alused, kus valmistatakse teid ette ka teie magistritöö kirjutamiseks, lähtudes siis erinevast teaduskirjandusest ja erinevatest siis õppida ise nii-öelda uuringuid tegema ja uuringudokumente lugema. Nii. Ja järgmine teema on meil siis, näitan ka, missugused on kohustuslikud ained. Neid kohustuslikke aineid ei ole liiga palju, aga nad on tõesti sellised ained, mis on vajalikud selleks, et omandada just nimelt need kompetentsid selles rohelised energiatehnoloogiad õppekavad. Kõigepealt on siis elektroenergeetika üldkursus, mis annab siis sellise laiema ülevaate elektroenergeetikast, alates energiaressurssidest kuni siis elektrienergia lõppkasutuseni. Siis väga oluline teema on ka termodünaamika, mis käsitleb siis säästliku energeetika materjale ja erinevaid protsessi ja nende siis toimimise termodünaamilisi aluseid. Nüüd järgmised õppeained, projekt 1 ja projekt 2 on tegelikult ettevalmistus magistritööks. Et seal ongi, nendes õppeainetes on teil võimalik siis arendada oma teadmisi ja ka tegelikult oskusi erinevate teaduskirjanduse lugemisel, selle rakendamisel, teha uurimustöid, kavandada mingisuguseid valdkondlikke projekte. Ja väga oluline koht nendel õppeainetes on tegelikult meeskonna töö arendamisel ja kogemuse saamisel. Nii omavahel meeskondades kui tegelikult ka nii-öelda kohtumisel ettevõtluspartneriga ehk siis saada ettevõttest sisendit. Kui te töötate juba energeetika valdkonnas, siis teil on suurepärane võimalus rakendada need õpingud nii-öelda oma või selles ettevõtte hüvanguks, kus te töötate. Nii et see projekti teemad ja ka magistritöö teema võivad olla täiesti seotud teie oma töökohaga. Kui te ei tööta energeetikaettevõttes, siis meie
õppejõud pakuvad ka erinevaid teemasid, aga ütlen kohe, et need teemad saavad olema seotud ikkagi väga praktiliste, kas siis ettevõtetega, kohalike omavalitsustega. Tegelikult on ka töid tehtud nii-öelda oma kodumajapidamise ja on uuritud ka näiteks koolide või lasteaedade energiatõhusust. Nii et oluline on see, et tegemist on siis väga konkreetsete teemadega. Ja kursus on üles ehitatud selliselt, et kõigepealt kevadsemestril ehk teisel semestril on teil aine projekt 1, kust siis te teete esimese, saate esmase kogemuse uurimistööst. Seejärel järgmisel semestril ehk sügissemestril on teil projekt 2, kus te saate seda teemat edasi arendada, aga võite ka täiesti uue teema valida. Ehk kui teile tundub, et see teema ei olnud parem võimalik valik, siis te võite valida uue teema. Ja siis juba 4. semestril ehk siis viimasel õppesemestril te kirjutate magistritöö ja ütleme nii, et võib-olla see magistritöö siis samal teemal, mis oli projekt 1, arendate edasi aines projekt 2 ja lõpeb magistritööga. Võib olla ka nii, et projekt 2 raames alustasite mingit uuringut või projekti ja lõpetate magistritööga. Aga kui teil nii projekt 1 või projekt 2 käigus selgus, et sealt ei ole võimalik magistritööd kirjutada, siis võite ka valida täiesti uue teema. Nii et ja ideaalis ma muidugi sooviksin, kui te vestlusele tulete, oleks hea juba, et te oleksite mõelnud, mis teie võimalik magistritöö teema oleks või vähemalt valdkond, mis teid huvitab. Aga teil on ka piisavalt aega, et selle peale mõelda esimesel semestril. Ja õppeaine teadustöö alused on meil kohe esimesel semestril ja eesmärk ongi see, et arendada siis erinevaid teadus- ja arendustöö pädevusi, vaadata ja harjutada teaduskirjanduse lugemist, sellest kokkuvõtete tegemist, õppida ja rakendada erinevaid tööriistu ja arendada siis nii kirjalikku kui ka suulist eneseväljendust. Nüüd siin on 4 õppeainet, mis on siis ainult Virumaa kolledži peaerialas ja lähtuvadki siis sellest spetsialiseerumisest, mis siin on. Need on siis materjalitehnoloogia energia muundamiseks ja salvestamiseks, kus siis on võimalik arutleda ja saada teadmisi uue põlvkonna materjalidest, kuidas missugune on nende tootmise või saamise tehnoloogia, kuidas missugune on nende tehnoloogia energia salvestamiseks ja muundamiseks ja kuidas siis materjalide valmistamistehnoloogia seda energia salvestamist mõjutab. Järgmine aine, integreeritud energiasüsteemid ja tarkvõrgud, annab siis oskused ja teadmised, kuidas neid taastuvenergiaallikaid elektrisüsteemi integreerida. Energiajuhtimissüsteemid, siis on võimalik seal siis omandada teadmisi lokaalsetest energiaallikatest ja energia jaotamisest. Ja taastuvenergia majandus on selline ülevaatlik aine, mis siis üldse aitab mõista kogu selle energiasektori ökonoomikat, mõista missugused ja aidata ka koostada erinevaid arengustsenaariumeid ja kuidas siis neid arengustsenaariumeid seostada säästvate tehnoloogiate rakendamisega tootmises. Ja mis on hästi põnev, on see, et siin on hästi palju valikaineid. Ehk valikaine, see tähendab seda, et kui kohustuslikud ained tuleb kindlasti võtta selleks, et õppekava saaks lõpetatud, siis valikainetest te saate valida just need, mis teid enam kõnetavad. Aga juhin kohe tähelepanu, et need, kellel puuduvad keemiaalased, kuidas öelda, kes ei ole õpetanud keemiaalast kõrgharidust ja kes on õppinud keemiat, võib öelda viimati gümnaasiumis, siis kõikidele ma soovitan tegelikult seda ainet insenerikeemia alused. Ta on küll valikaine, aga ta kindlasti aitab kaasa sellele, et te saate edukalt järgnevaid aineid õppida, näiteks termodünaamikat. Nii et siin on suurepärane õppejõud. Kõik on selle õppeaine tehtud saanud ja on väga-väga kiitnud, sest et tõepoolest tuletate meelde peamised nii-öelda olulised oskused, teadmised, mõisted, mis puudutavad insenerikeemiat.
Siis kindlasti soovitan valida ühe ainetest, kas äriprotsesside juhtimine või projekti juhtimine, mõlemad ja võite ka mõlemad valida. Sellepärast mõlemad on hästi olulised ja kuna magistriõppes valmistatakse ette ikkagi keskastme spetsialiste või tippspetsialiste, siis tõepoolest need juhtimise ained on olulised teil ka tulevikus. Väga populaarne õppeaine on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlus. See õppeaine nimetus ise ütleb, millest on juttu. Siis on sisse toodud täiesti uued teemad seoses tuumatehnoloogiaga, kiirguskaitsega. Siin õpetavad meil Tartu Ülikooli õppejõud koos praktikutega ettevõttest. Vesinikutehnoloogia aluste õppeaine. Siis on meil sellised nii-öelda IT-õppeained nagu tootmise digitaliseerimine, UX disain energeetikas ja rakendustarkvara. Ja nendele, kelle inglise keel ei ole kõige tugevam, nendele pakume kõikidel semestritel akadeemilist inglise keelt edasi jõudnutele. Jällegi kindlasti soovitan, kui teie inglise keel ei ole piisavalt tugev. Et siin siis rõhutan veel üle, et kuna üks õppeaine, kohustuslik õppeaine toimub kindlasti inglise keeles, siis inglise keele oskus vähemalt kesktasemel on kindlasti vajalik. Ja kui te tunnete, et teie inglise keel vajab järeleaitamist, siis on võimalik võtta see akadeemiline inglise keel edasi jõudnutele. Tavaliselt toimub see reedeti peale lõunat. Ja samas te näete siin kõrval on siis peaeriala rohelised energiatehnoloogiad, see on siis päevaõppe peaeriala, mis õppetöö toimub Tallinnas. Siin on siis sellised õppeained nagu roheliste energiatehnoloogiate alused, materjalide tehnoloogia rakendused, vesiniku akutehnoloogiad, tuule- ja päikeseenergeetika ja päikeseelektrisüsteemid. Neid õppeaineid võite samuti valida, aga siis tuleb arvestada sellega, et need õppeained toimuvad Tallinnas ja tõenäoliselt päevasel ajal. Aga kui teie töö vähegi võimaldab, siis võite kindlasti neid aineid valida. Lisaks, kuna Tehnikaülikool on Eurotech võrgustiku liige, siis on teil võimalik valida ka erinevatest Euroopa ülikoolidest aineid, mis siis võetakse arvesse kas vabaõppeainena või mõne olemasoleva valikkursuse asemel. Nii et pean ütlema, et umbes 1/3 magistrante kasutab seda võimalust. Nii et soovitan ka teile, see info jagatakse kõikidele üliõpilastele meili teel, nii et kindlasti väga mõistlik kasutada seda võimalust, et õppida ja saada siis mõne Euroopa ülikooli tunnistus mõnes õppeaines. Mis siis sellest õppekava struktuurist hästi lühidalt, et siin on näha, kuidas on see õppekava üles ehitatud, enam-vähem missugused ained on esimesel, teisel ja 3. semestril. 4. semestril jääb peamiselt ainult lõputöö ja võib-olla siis veel mõni aine, mida te soovite valida ja mida siis pakutakse kevadsemestril. Et siin on siis näha, et kohustuslikud ained on meil siis, see värv on nüüd natuke muutunud, need roosad, siin praegu roosad, siin on millegipärast hall, roosad on siis kohustuslikud ained. Need tuleb kindlasti võtta. Siis kohustuslikud ained, aga peaeriala ained on need sinised ja kollased on siis valikained ja siin lõpus vabaõppeained, need on ka valikained. Ja siin on ka näha kogu selle õppekava struktuur, kui palju on siis üldõpet, põhiõpet, eriõpet ja nii edasi. Ja kokku on siis 120 ainepunkti. Ka tegemist siis 2-aastase õppekavaga. Nii, ja miks siis valida just nimelt see rohelised energiatehnoloogiad õppekava? Eelkõige nüüd võtame kokku, kuna tegemist on siis väga aktuaalse ja areneva sektoriga, siis on siin suured karjäärivõimalused, sest spetsialiste kindlasti napib selles valdkonnas. Ja mitte ainult tööstuses, vaid ka väljaspool tööstust, ka kohalikes omavalitsustes. Siis on võimalik õppida töö kõrvalt, ehk siis see sessioonõppe variant, mis meil on pakkuda reede, laupäev, pühapäev, võimaldab teil siis tõepoolest ühendada õpingud ja töö. Ja tegelikult, kui te töötate vastavas sektoris, siis kohe rakendada ka neid teadmiseid oma töös.
ja just hiljuti küsisime oma magistrantidelt tagasisidet ja peab ütlema, et enamus magistrante kinnitas või ütleme, kõik, kes vastasid, kinnitasid, et neile väga sobib see sessioonõpe. Nad on väga rahul tunniplaaniga, nii et õppekeskkonnaga on väga rahul, nii et üldiselt rahulolu selle õppekavaga on ja tegelikult kõikide Virumaa kolledži õppekavadega on väga suur. Oluline on ka see, et tegemist on siis väga praktilise õppekavaga, kuna projektid ja magistritöö toimuvad koostöös kas ettevõtte või mõne muu organisatsiooniga, kus lahendatakse siis reaalseid probleeme. Fookus on just nimelt tulevikku suunatud oskustel, nii nagu energiasüsteemid, salvestustehnoloogiad, tehisintellekt, digitaliseerimine. Teil on võimalik panustada siis kogu Eesti, võib öelda kogu maailma energia või rohepöördesse ja need, kes soovivad ja me väga soovitame. Me praegu otsime doktorante energeetika valdkonnas, siis tõepoolest on võimalik jätkata oma õpinguid ka doktoriõppes ja juhendajad oleksid siis meilt Virumaa kolledžist. Vastuvõtt on alanud, nagu ma ütlesin. Vastuvõtt kestab kuni 6. juulini kuni kell 12.00 ja siin on ka üks slaid, kus on näha kõik meie õppekavad, kuhu on võimalik õppima tulla. Nii et saate kas ise valida nende õppekavade hulgast või andke see info edasi oma tuttavatele, lastele, sõpradele. Infotunnid. Täna kell 6 oli esimene infotund, kus siis säästvate keemiatehnoloogiate õppekava tutvustati, aga ütlen, et paneme siis ka selle veebi või selle video üles, saab järele vaadata. Homme toimub meil siis kahe õppekava infotund, ülehomme veel 2 ja 14. mail siis samuti üks õppe või infotund. Ja tahan siin lõpetuseks siis öelda, et 16. mail ehk sel laupäeval on meil juba avatud uste päev. Ootame kõiki Virumaa kolledžisse alates kella 11. Tegemist on siis, on võimalik siis 3 tunni jooksul kuulata, vaadata, mida on võimalik Virumaa kolledžis õppida. Tutvuda ka mõningate laboritega, teeme ka kolledži tuuri. Nii et kõik on oodatud ja siis ka kontaktandmed, nii et tuletan meelde, et avaldusi saab esitada juba praegu infosüsteemi SAIS kaudu kuni siis 6. juulini keskpäevani. Nii et mina omalt poolt tänan ja kui on küsimusi, siis hea meelega vastan nendele.